kallid ennustushuvilised. Oleme siis oma 2021 aasta esimese ennustussaate juures. Aastaennustuse ma tegin möödunud nädalal. Tundub selline väga tormiline aasta tulema. Kuigi aasta algus, nagu seal oli, et aasta algus on nagu leebem, aga siis teises poolast läheb täielikuks Chicagoks. Aga see on nüüd hästi üldine terve aasta peale, eks ju, et see, et me nüüd oskaksime oma samme siis sellel aastal mitte eriti targalt, vaid ütleb nii, et me peaksime neid oma samme eriti targalt seadma, sest aasta kulg paneb meile päris raskeid ülesandeid ette. Ja selle tõttu on vaja olla võimalikult hästi teadvel sellest, millises muutuste stiilis parasjagu me oleme sees. Sest need muutused tegelikult tähistavad seda, milline arhetüüp meid parajasti juhib. Igal elu olukorral on mingisugune nii-öelda see ingel või see algarhetüüp, kes teda siis nii-öelda juhib. Ja tegelikult see muutuste raamat näitabki meile, mis laadne ingel siis parasjagu meie see põhiseline ruumikujundaja on, eks ju. Ja nüüd siis nagu ikka, ma viskan siis nüüd heksagrammi välja ja vaatame, mis ta siis tuleb. Küsime või palume siis oraaklil, et ta näitaks meile, missugune on meie järgmise nädala muutuse iseloom. Nii, esimene on kohe 9. See on meil muutuv mehelik. Siin on 6, on muutuv naiselik. Need muutuvad jooned annavad meile siis seotud kujundi. Ja see näitab meile ära seda, mis on selle praeguse muutuse toimumise taustsüsteem, et natuke sügavamalt mõista. Alati seda ei tule välja, et vahel tulevad kõik ilma muutusteta jooned. Ja siis tuleb võtta seda hästi otseselt, et me nagu ei anta seda taustainformatsiooni. Aga viskame nüüd edasi seda heksagrammi. Nii, 3. on 7 ja mehelik joon. Neljas on jälle 7 ehk mehelik joon. Viies on 8 ehk naiselik joon. Ja viimane on 9 ehk muutuv mehelik. Nii. Sellega on mul nüüd siis heksagramm käes. Ja nagu ikka teeme nüüd väikse vaheaja, ma uurin järgi, mis number see on ja siis peale vaheaega hakkame seda analüüsima. Nii, tere jälle siis. Tegin oma väikse uurimistöö siin nüüd ära. Ja järgmise nädala heksagramm on meil number 30 ehk kiirgus. See tähendab valgus, soojust, laialileviv teadlikkus
ühinema, liituma, selgelt nägema. Ehk et siis järgmise nädala ühest küljest on ta nagu nüüd arusaadav. Ma vaatasin selle tausta seotud diagrammi ka, see on püsivus seotud diagramm. On jätkama, taluma, uuendama teed, püsiv, vastupidav, jätkama selles, mis on õige. Ehk et see taustsüsteem, milles meil nüüd see järgmise nädala pilgu teravnemine toimub, on see, et me jätkame seda teed, kus me tulime möödunud aasta, et me tegelikult praegu on nagu asi läheb nagu natuke paremuse poole, tõmmatakse nagu ütleme, soojust tuleb juurde. Meil on lootust tekkinud rohkem, me hakkame ise ennast üles ehitama, just need vaktsiinid on tekkinud. Nii, aga vaatame, mis see kiirgus siis edasi tähendab. Ennust on soodne. Tee on lahti. See on soojuse, valguse ja teadlikkuse aeg. Aeg olla õrn ja selge. No see väga sobib aasta algusesse, eks ju, et aasta esiteks meil kõigil ju tundub see väga selline uus ja helge algus, eks ju. Lõpupoole kippuvad jälle seal ninad krimpsumima tihti. Valgustage, väljenduge selgesti, ühendage asju, tooge kokku, mis kuulub kokku. Kokku tooma siis, ühesõnaga, siin on ka vihje näiteks kui teil on hingeosad laiali. Aga kui te ei saa mingeid asju, ei ole kokku saanud mingeid skeeme, mingeid süsteeme, siis on soodne aeg seda kõike, ka perekonda kokku tagasi tuua ja nii edasi. Nii, see toob tulu ja taipamist. Teie pingutused on edukad, kui te kogute vastuvõtlikku tugevust, mis suudab raskusi kanda. See on nüüd selline küllalt naiselik lähenemine, et me peame õppima, sulanduma, et me laseme selle raskuse endale sisse, me ei karda teda. Ja siis me saame selle raskusega hakkama. Tee on lahti, tehke arukas pingutus, levitage oma teadlikkust. Ühendage ja valgustage asju igas 4 silmakaares. Ehk et aasta alguses praegu on see 5. dimensiooni avanemine, see on päris äge. Minul on osa iga päev toimub midagi juba. Aga see valgustamine tähendab, ongi see, et vaadake asjadele otsa. Valgustama tähendab seda, et ma julgen sulle otsa vaadata. Kui mul on elus mingisugused probleemid, kas või tihti on, nagu öeldakse, et mingi kodus on elevant on elutoas, aga keegi ei räägi sellest, eks ju. Et nüüd on just see soodne aeg, kus vaadake sellele elevandile otsa ja öelge, et siin on elevant, sellega tuleb nüüd midagi teha. Et see toob inimesed kokku ka. Ja siis niimoodi leiavad probleemi lahenduse. Päike ja kuu hoiavad ühte taevaga ja valgustavad seda. Paljud taimed hoiavad ühte maaga ja valgustavad seda. Asjade ühe uuesti valgustamine lubab inimesel neid parandada. Niimoodi toimub muutus selles maailmas. Ehk et, nagu ma ennem ütlesin, et me oleme selles muutuste mustrist praegu, hakkas ju see veevalaja ajastu. See muutus on väga võimsalt praegu tunda paljudel juba. Paljudel veel ei ole muidugi, sest et see on selline väga suur üleminek. See on sama suur üleminek, nagu kunagi oli, kui loomast sai inimene. Vaat nüüd inimene astub nagu inimesest järgmisesse evolutsioonilisse tasandisse, sellel ei ole loomulikult nime veel. Võib-olla kui siin filosoofiast teame, seda teemat on käsitlenud Friedrich Nietzsche ja tema see Übermenši kontseptsioon. Selles on midagi. Ta ei ole küll väga täpselt ära tabanud seda, aga seal on siiski, ütleme nii, et esimesed visandavad jooned on seal täiesti olemas. Aga põhimõtteliselt me hakkame praegu väga selgelt nägema seda, mis meie ümber toimub. Me hakkame taipama seda, et kõik need tunded, mida me tunneme, need on need samad tunded, mida tunned sina ja tunneb tema, aga me kõik tunneme neid tundeid natukene eri nurga alt. Ja vaat, kui me nüüd selle ära tabame, et minu tunded on ka sinu tunded, siis need tunded muutuvad eraldi objektiks meie vahele. Ja siin avanevad nii uued tähendusväljad, et seda kirjeldada muidugi väga raske. Aga see on tohutult põnev.
ja kindlasti tasub selles suunas liikuda ja see eeldab seda, et me võtame teise inimese vaatenurka elule, võtame täpselt samaväärselt iseenda omaga. Et see, et minu vaatenurk on minu vaatenurk, et minu tõde ei ole kuidagi rohkem tõde kui sinu tõde. Kõik tõed on võrdväärsed. Noh, see on nüüd teatud mõttes selline, noh, nagu väärtusi enam polegi, eks ju. Pole ühte suurt tõde, millele toetuda ja igal ühel on oma suur tõde. Aga siin on väga tähtis, et mul on oma suur tõde, mis ongi minu jaoks absoluutne. Aga ma teadvustan, et sul on ka. Ja me püüame jagada seda tõde. Ma saan aru, mis tunded minus on mismoodi ma tunnen neid tundeid, mida sina tunned, noh, mingi teise. Noh, näiteks, noh, mis ma oskan näite tuua. Noh, mul abikaasaga on just, et no näiteks tema kogeb, noh, ta jättis siin suitsetamist maha ja koges tohutut, noh, nagu ikka siis suitsunälg on suur, eks ju. Ja siis ma avastasin, et ahaa, et minus on ka tunne, mul on samasugune nälg, aga mul on nagu nälg õhtul enne magamaminekut veini juua. Ja ma sain ka aru, et ma tunnen seda sama tunnet, ainult natuke teise nimega, eks ju. Ta on natuke teise nurga alt, eks ju. Aga see sõltuvuse nälg, see on täpselt sama. Nii et me niimoodi saime lausa hakata koos selle sama asjaga võitlema. Noh, kumbki võitleb oma asjaga, aga me teame, et samal ajal me võitleme selle sama ühe tundega. Ja ühesõnaga niimoodi me hakkame märkama, noh, neid näiteid on mul siin palju, eks ju, juba tuleb, kus ma tunnen ära, seda kõige lihtsam on seda ära tunda just abikaasade puhul esimese asjana. Aga see hakkab järjest rohkem laienema, et tegelikult see tunne, kui ma tunnen, et sa tegid mulle haiget, siis ma tunnen, et sina tegid mulle haiget. Tegelikult oli sul sama valus ja see sama valu sundis sind haiget tegema. Et selles mõttes, ja see valu on see, mida me koos tunneme, eks ju. Mina tunnen seda valu, mis sa tegid mulle haiget, sina tunned seda valu, mis pani sind haiget tegema. Aga see on sama valu. Vaata, et selline on see enam-vähem see mehhanism. Vaatame, mis siin siis veel tuleb meil. Nii. Muutust me rääkisime nii. Sisemine ja välimine maailm on kiirgus ja kiirgus vastakuti. Tugevnev valgus, soojus ja teadlikkus levivad igas suunas, tuues kokku neid, mis kuuluvad kokku. No vaat see kokku toomine, see tähendabki seda, et me hakkame aru saama, mis asjad omavahel kokku käivad üldse. Kui me oleme selle 5D avanemises, siis ongi see, et me hakkame neid seoseid, kuidas asjad omavahel on ühendatud. Äkki saab kõik nii väga selgeks, et aha, need tulenevad kuidagi sellest, millega kokku käib. Nii. Varjatud võimalikkus on suure ületamine. Selguse teadlikkuse levitamine sisaldab varjatud võimalikkust suure väe ülesehitamiseks. Ehk et seesama, kui ma seda kõige kokku kuuluvust hakkan taipama, mida rohkem ma seda taipan, seda suuremaks see minu sisemine vägi muutub. Nii et selles mõttes selles suunas tasub ennast hoida. Nii, vaatame, kas meil siin veel midagi on. Nii, ega vist ei olegi, jah. Jah, see nüüd ongi. Et sellega on meil uue aasta esimene nädal paika pandud. Te tellige ikka meie kanalit. Nädala pärast tuleb jälle uus ennustus ja eks me siin vaatame veel. Noh, üldiselt see aasta on nii kirju, et tegelikult ta pakub võimalusi ja noh, sellist nagu vajadust selleks, et nagu selgeks saada, mis toimumas on. Pakub kindlasti veel. Ma arvan, et ma hakkan nüüd ka tegema väikest sellist loengute sarja sellest 5D avanemist eraldi spetsiaalselt. Sellepärast, et see on asi, mis tegelikult vajab inimestele selgitamist ja mis väga paljudel on praegu sellised perioodid, kus tundub, et täitsa hullu maailma täiesti käest ära. See on normaalne. Ülemineku ajastu ongi selline. Ja sellepärast on vaja eriti hea, kui saada natukene aimu, et mis laadsed muutused meie sees toimuvad, mis meid juhivad. Aga tänaseks on, ma arvan, kõik ja head ja nägemist ja kohtume nädala pärast jälle. Tšau, tšau!